Hei, mina olen Anette, noor molekulaarbioloog. Täna me oleme siin Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, kus mina ka õpin ja töötan. Tulge lähme vaatame, mis laboris toimub. Esimest korda tekkis mul huvi molekulaarbioloogia vastu teadlastööl ja ma arvan, et ma olin umbes 8. klassis. Meile tehti koolis töötuba siis sellel erialal ja noor naisteadlane siis Tartust oli tulnud meile tutvustama meetodeid molekulaarbioloogiast. Ja sellest ajast peale ma teadsin, et see on üks hästi-hästi äge eriala. Nii et kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis ma läksin Hollandisse õppima raku- ja molekulaarbioloogiat. Ja kui ma olin oma kraadi kätte saanud, siis tõid teed mind tagasi Eestisse, siia Tartusse, kus ma praegu omandan oma magistrikraadi erialal molekulaarsed bioteadused. Minu jaoks selle eriala juures on kõige põnevam see, et kuigi meie teadus on väga arenenud, siis tegelikult nende väikeste rakusiseste protsesside kohta me teame väga vähe. Ja selle teadusega tegeledes on nagu maatavastaja tunne, et sa saad nii palju uusi asju teada saada. Meie labor uurib põhiliselt ribosoome. Ribosoomid on selline molekulaarne masin, mis siis toodab valke ja see on hädavajalik kõikides elusrakkudes valkude tootmiseks. Ribosoome on hästi oluline uurida, sellepärast, et defektid ribosoomides on näiteks seotud hästi paljude erinevate vähivormidega, aga ka teiste haigustega. Ning et me saaks paremini sellistest haigustest aru, on vaja uurida neid ribosoome, nende erinevate defektide olulisust ja neid on kõige parem uurida siis väikeste organismide peal, mis on palju lihtsamad kui inimene, näiteks bakterid ja pärmid. Need siin on pärmid ja mina teengi oma magistritöö siis pärmi ribosoomide peal, kus ma uurin ühe kindla ribosoomi valgu olulisust ja seda, mis efekt selle eemaldamisel on siis valgutootmisele ja rakuelule. Miks üldse peaks keegi õppima raku- ja molekulaarbioloogiat? Mina õpin seda sellepärast, et minu jaoks on lihtsalt nii tohutult põnev, aga tegelikkuses on kõik loodusteadused hästi-hästi põnevad ja ma olen kindel, et igaühe jaoks leidub seal oma ja loodusteadusi tasub õppida. Selleks, et olla teadlane, sul on vaja 3 omadust. Esiteks, sa pead olema uudishimulik. Teiseks, sa pead mõtlema kastist välja. Ja 3. sa pead olema vastuvõtlik kõigile uutele võimalustele, mis maailm sulle pakub. Ka sinus on teadlase potentsiaali. Tulevikus ma tahan kindlasti tegeleda teadusega, sest see on minu jaoks lihtsalt nii põnev. Kuidas ja mis kujul täpselt, seda ei tea kunagi ette, sest tulevik on ettearvamatu. Aga üks, mida ma tean kindlalt, on see, et see on minu koht ja ma julgustan kõiki teisi noori ka tulema teadust õppima. Julge olla uudishimulik.